Mina lõikan ja sina lõikad, me metsa lõikame maha, sest Eesti metsa. Mina olen niimoodi suunga näinud. Suur juht lõpetab. Maiutama käsi. Nestorit ei ole. Ei ole? Ja vaatame järgmise. Aga Nestoril südamesava pärast valutab, aga ei ole täna kohal. Jalgpall on täna selle pärast. Aga kuna ta nii jumal valijad ei ole. Väga. Tere! Ma olen edasi. Sulge neisse. Ega me siin. No nii, lugupeetud Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa. Vabaerakonna nimel mul on suur au täna üle anda 1649 allkirja, mis on kogutud Metsarahu manifestile. See on meie Eestimaa kodanike allkirjad, nende toetus, nende muge Eesti metsade pärast, selle saatuse pärast. Selles manifestis on tööpunkti. Nad puudutavad eri aspekte metsanduses. Aga selle põhimine sisu on see, et tänane põlvkond ei peaks kulutama ära seda ressurssi, mis peaks jätma ka tulevastele põlvkondadele samaväärse mõnusa elu nagu meil on. Me ei tohiks elada keskkonna arvelt. Keskkond peab ja jääma, ilma keskkonnat hävima meie ka ise. Siin on väiksed rõhuasetused ka RMK-le, kus sees istub selge huvide konflikt. See huvide konflikt hakkab võib-olla juba Keskkonnaministeeriumist peale, kus majandamine ja kontrolli funktsioonid samas sektoris on ühes ministeeriumis. Siin on mitmeid asju, millest me oleme siin rääkinud, aga nagu ma ütlesin, see põhimine mõte on see, et anda kodanikuühiskonna panust sellele metsanduse arengukavale, mis loodetavasti kas sellel sügisel või järgmisel kevadel, ma ei tea, kuidas see tempo edeneb, aga tuleb siia Riigikogu arutelu. Et see on Eesti kodanike osa selles debatis ja selles mures ja ma loodan, et Riigikogu võtab seda kõik arvasse. Et mul on suur au see allkirjade pakt teile üle. Aitäh! Üle 1000 allkirja, see on suur ja soliidne. Ja meil on väike kinnitus ka, et kuna kunstiinimesed on väga palju sõna võtnud metsateemadel, siis on meile väiksed piletid. Minna vaatame siis metsafortet Eesti Draamateatris. Ja mitte metso, vaid metsafortet. Ma tänan selle materjali eest. Alati on hea võtta vastu sellist materjali, milles ei ole ainult konstanteeriv, vaid nii nagu ma aru saan, on ka välja toodud need punktid, mida võiks või lausa tuleks teha. See on palju parem kui lihtsalt selline, mida on Eestis viimasel ajal üsna palju, et konstanteeritakse, et see on halvasti ja seda ei ole tehtud, aga alati küsitakse ja ka teie oma erakonnas küsite, et mis siis edasi tuleks teha. Ma olen tänulik sellele, et siin on need punktid ka sees ja nagu te teate, meie majas käib see asi niimoodi, et nüüd see materjal läheb meie kantseleile ja seal vaadatakse see üle, sest et ka need allkirjad nõuavad ülevaatamist ja siis jõuab ta juba kantselei poolse ettepanekuna Riigikogu juhatuse kätte ja meil on aega 1 kuu, 30 päeva, kuid tavaliselt need protsessid käivad kiiremini. Siis Riigikogu juhatus menetleb seda ja otsustab, milline komisjon seda peaks edasi menetlema ja teil on kindlasti juba see mõte olemas, mida ilmselt ka meie toetame, millisele komisjonile ta läheb. Me oleme teinekord juba teinud niimoodi, et üks on põhikomisjon ja mingi teine komisjon annab veel oma nõu ja oma arvamuse selle kõige suhtes. Nii et härrased, ma tänan teid väga ja kuigi on natukene teiselaadsem tööõhkkond praegu siin majas, see töö ei katke. Nii et olge tänatud. Me väikse eeltöö tegime ise ära, et kõik need
isikukoodid, mis ei kattu selle nõutava numbri arvuga, et need on siis välja arvata. No selge, siis läheb ka meie maja inimestel see asi kiiremini. Nii et olge tänatud ja jõudu tööle. Ja me soovime Riigikogule edu siis. Seda meil on tarvis. Aitäh, nägemist. Läks päris hästi. Ka.